Tere tulemast kuulama Karmeli koguduse podcasti. Tahan öelda sulle, kus me räägime Karmeli enda inimestega nende lugudest ja sellest, kuidas nemad Jumala juurde jõudsid ja mis nende eluteel toimunud on. Täna minuga siin hästi toredad külalised Imbi ja Jaan. Tere tulemast! Tere! Tere! Nii tore, et leidsite aega siia minuga jutustama tulla ja ma võib-olla kohe suundukski asja juurde ja alustaks sellest, et rääkida natukene, kuidas teie Jumala juurde jõudsite, et milline see teekond on olnud teie jaoks ja mis on võib-olla sellised olulised punktid, mida välja tuua, et võib-olla Jaan, sa tahad kohe alustada ja rääkida sellest? Jah, minu ema käis nõukaajal palvegrupis, hakkame siis sellest pihta, need olid sellised põrandaalused, käidi kodudes tasailju koos, palvetati keeltes, nagu ma nüüd ütlen, siis ma ei saanud sellest aru, sest ma olin nii väike. Aga oma esimese päästmispalve ma tegin igal juhul ühes siukses palvegrupi õhtul. Peale seda ma mäletan, et oli niuke vaiksem aeg. Järgmine asi, mida ma mäletan, olid need ehvata koosolekud hakkasid Tallinnas Oleviste kirikus. Ja siis ma mäletan, et oli üks õhtu jälle, me hakkasime sealt ära minema, aga mina ära minna ei saanud. Ütlesin emale, et me peame ikkagi minema tagasi. Ja siis ma läksin, ma mäletan, Rein Uuemõis oli seal ja ta palvetas minu ees ja siis ma tundsin ikka täielikult, et tundus üks tõsine ja suur muutus. Et see võib öelda, et oli nüüd siis nagu võib öelda teistkordne. Siis tuli kooliaeg. Ma läksin Tallinnasse kooli, ma mäletan. Maailm oli suur ja lai. Enne ma olin kodus, seal polnud palju asju lubatud, aga kui sa lähed Tallinnasse ja oled väike poiss ja järsku on maailm ees lahti, no siis hakkas juhtuma. Ma käisin küll ühes kodugrupis ja mul oli seal kristlastes sõpru, aga kuidagi see asi vajus nagu vaikselt kõrvale. Ja võib öelda, et see oli kuskil 15 aastat, kui ma olin Jumalast eemal. Ema oli loobunud palvetamast. Ütles, et sinust ei tule muud kui joodik, patt ja kaabakas. Aga oli eestpalvetajaid, kes ei loobunud. Ja üks oli kadunud Benjamini, see oli siuke tantsiv kristlane, nagu teda nimetati, tema ema ja tema ei lõpetanud palvetamist. Mina kuulsin sellest muidugi hiljem, siis kui ma olin tagasi tulnud, aga kui ma teda tänava tahtsin minna, siis tema oli selleks ajaks taevaisa juurde lahkunud. Et see on nüüd otseselt siis minu see tulek. Et võib öelda, et ma mäletan nagu 3 aastat sellest tulemisest. Väga põnev. Ma küsiks siia võib-olla lihtsalt juurde, et 15 aastat oli see periood, kus oli nagu kindlalt eemal. Aga sinu sees, kas sa mäletad, oli ka mingeid selliseid tundeid ja mõtteid, mis tegelikult nagu tundus, et nagu kisuvad kuidagi tagasi või see oli ikkagi täiesti selliselt, et sa olidki välja lülitanud, Jumalat ei ole ja kõik, et või kuidas see sinu sees nagu just väljendus? Piiblit ma olin lugenud. Ma teadsin, millega kirikus tegeletakse. Ja seda õige mitmes liinis nii luterit kui baptisti kui metodisti. Loomulikult minu sees olid asjad olemas, aga samas oli midagi, mis seal maailmas kiskus, mis enne oli kõik keelatud. Ja ega siis saatan ei maga. Tema oskab su teele asju veeretada ja need nii meeldivaks teha, et kuidas sind eemale peeletada. Ja ma võin öelda, et olid asjad, mida ma ei teinud. Et sinu sees on see hea ja paha tundmine ikkagi olemas. Ja ma arvan, et need olid need eestpalvetajad samamoodi, et võitlus käis. Ja mind lihtsalt ei lastud. Et ma käisin läbi mitmetest olukordadest, kus ma oleks võinud elu kõivasti jätta. Aga see oligi, et minu külge ei puutunud. Et ikkagi kohalolu oli kogu aeg olemas sinu elus, et isegi kui sa trotsisid vastu sellele mingi perioodil, siis sa tegelikult saad öelda, et Jumal on ikkagi kogu aeg olemas olnud. Jah, ma olin ikka päris mässaja, et ega ema muidu ei ütelda, et ta loobus.
Okei, väga põnev. Aga Imbi, tahad sa võib-olla täiendada, et kuidas sina siis jumalane jõudsid, et milline see sinu Vaata, teekond minuga oli? oli asi lihtne, sest ma olen läbi elu teadnud, et kuskil on keegi. Aga usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast, aga Jumala sõna ma kuulnud ei olnud. Et väikse lapsena tihti väljas me ju toona mängisime nii palju ja siis me olime kuskil aasade peal pikali, vaatasime üles taevasse ja unistasime ja isegi naabritüdrukud ütlesid, et no me usume, et kuskil on keegi, et see maailm ei saa lihtsalt niimoodi püsida. Ja nii see aeg veeres ja kui ma usun küll, et Jumal oli see, kes tõi Jaani minu ellu, sest Jumal näeb inimese südame sisse ja see igatsus ja kõik, mis oli minu sees ja kui oli seal elus selliseid valesid valikuid tehtud ja selliseid haiget saamisi ja just seal ühel sellisel tervenemise protsessis või seal alguses kohtusin ma Jaaniga ja siis ma vaatasin, et ma ei olegi sellist noormest näinud, kes on nii tähelepanelik, nii heatahtlik, nii selline armastusväärne ja abipakkuv, et lihtne oli sellisesse mehesse armuda. Et meil see algus oli nagu, meil on kogu aeg ilus olnud, et ma hiljem olen mõelnud, et see on olnud Jumala käsi selle asja juures. Ja siis nii see asi läks ja siis me abiellusime ja siis meie poeg, meil on 2 last, meil on poeg Ardi ja tütar Ave. Täna me võime täie uhkusega öelda, et aga meie ja meie pere, me teenime Jumalat, et ka nemad on Jumala juures, et nemad on juba suured, elavad oma ette, aga kui poeg oli väike ja tütar oli ka juba sündinud, me elasime Aravetel ja me tulime Rakveresse. Me oleme siit kandist pärit, tulime siia tagasi ja mingil hetkel ühel pühapäeval lihtsalt minu mees pani smoki selga, ütles, ma lähen nüüd kirikusse. Et see oli nagu asjade nii loomulik käik, minu jaoks oli see nii loomulik. Jaan tuli kirikusse ja me olime märganud seda Karmeli kogudust, sest me olime ühel jõululaupäeval siin käinud ja meile väga meeldis see kogudus. Ja minu jaoks oli see täiesti loogiline käik, et ta tuli kirikusse, mina olin lastega kodus ja siis mingi hetk ma mõtlesin, et no see tõmme või see kutse, kui Jumal ei kutsu, siis inimene ei saa nagu Jumala juurde tulla, et Jumal kutsub kõiki inimesi. Jumal on öelnud oma sõnas, et ta tahab, et kõik inimesed tuleksid tõetunnetusele ja see kutse oli minu sees olemas. Ma usun ka, et minu eest on palvetatud, et minu vanaemad olid kristlased. Nõukaajal väga kirikus ei käidud, aga ma mäletan küll, kuidas nad pühapäeva hommikuti, nii üks vanaema kui teine, see, kes meil elas, kuulas jumalateenistusi soome keelset, sest ma olen ingeri soomlane. Ja seda oli nagu, ja nemad ka palvetasid. Aga et kui Jaan hakkas käima, siis oli ju nii lihtne see konk sinna taha panna. Ehk et Jaan käis koguduse koolis ja Jaan käis koguduses ja ühel hetkel siis võtsime lapsed ja tulime. See oli nagu kuidagi nii loomulik asjade käik, et see tõmme ja see kutse oli sees ja sa siis, kui see kutse sinu sees on, siis sa lihtsalt ei saa, sa lihtsalt tuled välja. Ja esimene kord, kui tulime üle selle ukse läve ja kui sa näed selliseid naeratavaid ja selliseid lahkeid ja toredaid inimesi, et siis selline kodune tunne oli nagu see vastuvõtt oli meie jaoks hästi-hästi suur ja soe ja hästi avatud oli see kogudus. Et see on see, miks ma tahan ise olla nüüd see, kes on teiste jaoks olemas see julgustaja ja see julgustaja käia selles annis, et inimesed tihti tulevad, et siis sa ei tea, mida oodata ja võib-olla ta on natukene selline hirm või et mida nad seal koguduses teevad ja mis seal on ja minu jaoks oli hästi palju inimesi, kes mind julgustasid ja kinnitasid ja võtsid avasüli vastu. Et meie nagu kogesime küll seda, et kui me tulime kogudusse terve perega, lapsed pühapäeva kooli ja meie teenistusele, et see oli meie koht. Et me tundsime ennast hästi, et see oli see koht, kuhu meid on oodatud ja see on see koht, kus me nüüd käime.
nii tore, aga tuleme korra tagasi selle juurde, kuidas teie kohtusite, et võib-olla räägite natukene ka seda poolt, et mis see siis ikkagi täpselt oli, mis teid kokku viis ja kuidas te üldse kokku saite, et ma saan aru, et selline tore noormees oli, kes oli teistmoodi, aga mis see miski oli, et kui Jumal ikkagi inimesi kokku toob, siis tavaliselt tema teab täpselt, on ju, aga mis teie sees toimus või kuidas see lugu teil oli? Imbi saab öelda, siis ta mäletab täpselt. Ma arvan, et see oli selline hetk, et me mõlemad oleme elus kolistanud mööda ämbreid ja võib-olla haiget saanud ja nagu ma ütlesin, et kui Jaan esimest korda, kui me kohtusime, siis sa tunned selles inimeses hetkega ära, see on see õige. Ja kui sa suhtled ja kui sa käid ja sa näed, mis on selle inimese elu väärtushinnangud, et need kuidagi on nii paigas ja sellised, et sa koged seda soojust ja seda headust, me kõik vajame seda. Ja just nimelt, et need elu väärtushinnangud olid Jaani sees hästi-hästi paigas, et minul oli nagu hästi lihtne olla tema jaoks olemas ja avatud. Et jah, ma ei oskagi muud lisada. Aga Jaan, kuidas sina ära tunnetasid, et võt, Imbi on nüüd see õige naine sinu jaoks? See ongi kuidagi niimoodi, kui ma sulle seda nüüd ütlen. Natuke läks ikka aega, aga meil käis üldiselt ruttu see värk küll. Kuskil oli niimoodi, et me olime meie sõbrad, siis kuskil oli mingi olemine, mingi istumine, võib-olla siis nagu tänapäeval öeldakse see afterparty või midagi taolist. Ja siis jäi see tüdruk mulle kuidagi silma, ma vaatasin, et ei ole üldse see meie küla tüdruk, et huvitav, et miks ma teda ei tea. Ja siis sai lähemalt suhelda ja sealt seest tuli nii huvitavaid sõnu. Ja siis ma mäletan, me sobisime vist mingi kohtingu, panime paika ka. Ja siis mul oli kimprukirilli ja väike ämber maasikaid, ma mäletan. Ja ma olin müüdud. Esimest korda kokku saime, aga ega ma ei teadnud, et need olid lemmiklilled ja et need olid lemmikmarjad. Ega me siis kristlased ei olnud, nagu selles mõttes, et Jaan oli nagu läinud maailmaradadele ja tegi kõike seda, mida nüüd maailma inimesed teevad, mida need maailma noored teevad ja nii oli. Mina olin sellel ajal pidude organisaator, mind tunti selle järgi. Et sõbrad leinasid mind ikka tugevalt, kui ma ära läksin ja sõlmisid tagaselja kihlvedusid, et mitu nädalat ma siis kiriku juures olen. Nad arvasid, et Jumalat jätkub mulle kõige rohkem 3 nädalaks, aga nüüd on üle 30 aasta mööda läinud. Et mul on muuseas head sõbrad alles. Ja neil on väga suur respekt, et kui on ikka kitsas käes, siis nad helistavad ja ütlevad, et nüüd me teame, et te olete usuinimesed, et nüüd oleks palvet vaja. Et selles mõttes on jah kõik hästi, et nüüd tuleb lihtsalt paluda, et need sõbrad tuleks nagu täiega Jumala juurde. Et aga respekt on täiesti olemas, et see... Aga Imbi puhul on niuke vahva asi veel, et meil oli meeste osadus. Meie korteris käis koos ja neid oli 3-toalises korteris, võib öelda, et teinekord istus 15-16 meest põrandal. Need olid suured meeste osadused. Ja, aga mina olin jälle siuke mees, kes vahepeal oli kodunt ära, aga osadus käis ikka meil koos. Aga naabrinaine vaatas, et mis jama see on, üks mees tuleb, teine mees tuleb ja peremeest kodus ei ole. Pärast me siis selgitasime talle. Ja mida naabrinaine selle peale ütles? Et miks teie juures on kuidagi nii hea olla, et kuidagi siin on nii teistmoodi. Et me oleme kristlased, me käime koguduses. Kas ma võin ka tulla? Tänaseks on tema ka meie koguduse hingekirjas. Nii tore ja see on kuidagi nii inspireeriv lugu tegelikult, et aga ütleme siis selle numbri ka välja, et kui kaua te olete tänaseks abielus olnud, et siis inimestel on natuke selgem, mis see abielu number on. Aastast 89. Aha, no siis on päris ikkagi palju, et mina olen 89 sündinud, nii et ma tean väga hästi, et... Aga see minu otsuse tegemine oli ka selles mõttes, mina ütlen kogu aeg, et ma sain vendade osaduses päästetud. Et kui siis see meeste osadus või siis niimoodi käis meil ja mehi oli, siis ma ikka teenindasin ja tegin neile kohvilaua ja tegin neile pannkooke ja need olid siuksed vahvad osadusgrupid ja ma alati viisin kõik need asjad sinna lauale, võtsin laua ära
siis ma nagu alati hoidsin lapsed siis tagatoas ja siis kuulasin, mida need pühad mehed räägivad ja kes need pühad mehed üldse siis on. See on nagu täitsa normaalsed mehed, et täiesti selliseid normaalset juttu räägivad, et ega nad nüüd kogu aeg seal ei palveta, et nad räägivad ju elust enesest ja naljalugusid ja kes Villi Võrku mäletab, siis tema oli ka üks osadusgrupis käia, et seal ikka neid lugusid jätkus ja meeste mürinaid ja meeste naeru ja ühel hetkel ma tundsin ära, et no nii, enamus mehi oli läinud, et nüüd on minu otsus, et ma ei saanud aru, mis tähendab päästetud, et mulle tuleb seda selgitada, et mis tähendab. Hiljem ma sain muidugi aru, et kes oma südames usub ja kes oma suuga tunnistab, selle nimi läheb eluraamatusse. Et kui see nagu jõudis see teadmine minuni, siis ma ütlesin, nii, poisid, siin ma olen. Ma tahan ka seda, mis teil on. See on natukene nagu filmis, et mul jookseb pilt lihtsalt silme eest, et nii tore mõelda, nagu on selline suur grupp mehi räägivad elust ja asjadest ja samal ajal palvetavad ja siis sina seal lastega juures oled, et ma tean seda, et kuidas sul oli selles hetkes üldse see tunne nagu iseendale, et ma saan aru, et sul ilmselt oli ka juba mingi tõmme hakkas nagu tekkima, et võib-olla sa kirjeldad nagu seda olukorda, et kui sul oli seal see 15 meest nii-öelda seal toas on ju, et kas sa oleksid tahtnud ise ka sinna juurde minna, et oleks tahtnud nendega juttu ajada ja olla osa sellest, et kuidas sa mäletad, kuidas see sinu jaoks oli? No, kui ma näen, et mul on toatäis mehi ja seal ongi ainult mehed, siis ma sain aru, et see on nende osadus ja see on nende olemine, et ma väga ma olen küll jutukas ja ma olen muidu selline päris julge naine kohati. Aga eks mul sees on ikka natukene argust ka, et ega ma ei julenud aga ma nägin, et nad olid nii lahedad kujud ja nii sellised vabad ja sellised, sa tajud ära, need on oma inimesed. Et siis ma siiski lasin meestel oma ette olla ja kuulasin vaikselt ukse taga. See on hästi tore, et sa seda ütled, sest üks teema, millest ma tahaks teiega rääkida, võib-olla ongi see mehe ja naise vaheline abielusuhe, et väga palju piiblis ju mainib seda, et naine peab alistuma oma mehele. Tänapäeva ühiskonnas, kui sa kasutad sellist väljendit ja üleüldse hakkad rääkima sellest, et naine peab kuidagi alistuma kellelegi, siis see kohe nagu tõstatab väga tuliselt naised enamasti ülesse ja hakkab selline vastuseis tekkima. Et kuidas sina naisena üldse abielu aastate jooksul oled tajunud seda alistumise teemat, just seda, millest Jumal räägib, et me oleme justkui nagu ju küljeluu mehele, eks ole, et räägi sellest, et mis tunded sinul nagu selle teemaga üldse on olnud ja kas on ka mingeid sellist võib-olla raskusi elus olnud, kus oled tundnud, et ei, ma olen iseseisev naine, ma tahan kõike ise teha versus siis see alistumise osa? Meie abielus on pigem nii, et mina olen tundnud, kogenud oma mehe puhul sellist tugevat tuge. Et mis iganes asjadest ma olen pidanud läbi minema või midagi tegema, siis kõige suurem tugi on tulnud mu oma kaasalt. Et ja eks ikkagi sellised perepõhilised asjad ikkagi otsustab meil mees, aga ta väga kuulab mind. Et ma olen alati öelnud, et abielu on nagu Ameerika mäed. Et see ei ole nii kõik, et kogu aeg on kõik nii ülimalt hästi ja kõik on väga viimase peale, et on mõõnaperioodi ja on selliseid tõusuperioode, et nagu Ameerika mäed. Ja siis ma olen nagu rääkinud sellest, et seal on need rihmad kinni, kui need rihmad on kinni. Minu jaoks on need rihmad, et kui need Jumal on meil olemas, et Jumal on mina, minu abikaasa ja Jumal on see kolmas. Ehk et tema paneb need rihmad kinni. Ja kui me siis lähemegi teinekord sealt toru aegadest läbi, siis me ei kuku kuhugi. Ainus, mis saab juhtuda, on see, et kitsastest kohtadest läbiminek teeb meid sitkemaks ja tugevamateks ja see on nagu meie liitu ka rohkem ja rohkem tugevdanud. Kui on olnud selliseid keerulisemaid aegu, siis tänu Jumalale, et ta on andnud meile tarkust, et on vahest mingeid tülisid või mingeid erinevaid arusaamisi, siis mingi hetk on oot, nüüd võtame aja maha. Me istume maha, probleeme ei lahendata nende eest ära joostes. Et me istume maha ja me arutame need probleemid läbi ja me palvetame. Ja me näeme, et see kannab. Ja loomulikult abielus on hästi oluline see ka, et me õpime üksteisele andestama.
See on nagu ääretult oluline, et kui sa hoiad seda vimma eneses ja sa ei lase asjadest lahti, siis võib-olla minu puhul Jaan on natukene mõnes kohas pehme. Et mina olen siuke natukene, et minu neid nukke pidi natuke rohkem lihvima. Et ega siis abielu on ikka 2 erinevat inimest saavad kokku ja siis hakkab alguses ikkagi selline nukkide lihvimine. Aga seda ei pea kartma. Need nukid ühel hetkel haakuvad nii hästi ja see abielu hakkab jooksma. See ei ole mõeldav, et 2 inimest on nii ühesugused, nad klapivadki. Alguses on, kõik on ilus ja roosad prillid on ees ja kõik on nii armas, aga ühel hetkel tuleb argipäev ja siis sa pead minema oma eluga edasi. Ja siis sa oled abielus. Eesti keeles on need sõnad nii hästi välja tulnud. Abielu. Et see ei ole mina, minu, mulle, vaid nüüd on mul keegi veel. Et ma arvestan teise inimesega. Ja kui sa sellised käid ja kui Jumal on ka meiega, siis on palju kergem. See on ja väga ilus, aga Jaan, võib-olla sinult ka, et kuidas olla üldse selline mees, kas siis Jumalaga koos või siis ka ise, eks ole, et olla see tugi ja see selline, meil Eestis on tegelikult hästi tugevalt üles ehitatud meeste kultuur sellised, et eestlane peab olema selline tugev ja võimas ja mees ei tohi nutta ja hästi palju on sellist õpetust nagu vanast ajast tulnud, et aga kuidas sina oled suutnud võtta selle nii-öelda mehe suurte tähtedega rolli endale elus, et su naine saab selliseid sõnu sinu kohta öelda? Väga hea küsimus. Hakkame siit pihta, et ma kasvasin ilma isata. Mul ei olnud isa. Mul oli vanaisa, kes oli kurt, kuna ta oli vedurijuht, siis ta oli 40 aastat seda ametit pidanud, vanasti olid auruvedurid, pea oli sealt aknast väljas, sest tuba oli nii kuum ja siis lihtsalt kõrvakuulmine ja eks see mürin ja kohin ja kõik muu ka kadus ära, aga ta oli üks väga kõva töömees. Ja tema õpetas sirgjoonelisust, tema andis käske, tema oli see, et mina lasen, mina poon ja nii pidi olema. Ja siis oli onu, kes oli muidugi tarkur, õppis palju, teadis palju ja nõudis palju. Et mul olid siis siuksed eeskujud ja lõpuks tuli muidugi Jumal. Et ega ma ei oskagi niimoodi muud. Et kuskilt sa ju võtad omale kellegi, millegi sinna eeskujuks, et mille järgi sa siis hakkad joonduma. Aga ma mäletan, ma olin keskkoolis, meil oli isegi perekonnaõpetus, ma käisin seal tunniski vahel ja siis see õpetaja ütles, et kuulge Viires, mingi test tehti ja ta luges selle läbi, et te saate omale hea naise. Ma vaatasin talle otsa, et mina ei ole teiega nõus. Siis ta vaatas mind suurte silmadega, ma ütlesin, et Viires tahab omale väga head naist. Ja Jumal kuuliski seda. Ma sain omale maailma parima naise. Ja mina maailma parima tee. Jah. Nüüd tore kuulda seda, aga sa ütlesid, et sul on tegelikult karmid eeskujud olnud pigem, et ma ise tajun, et sa oled selline lõbus ja niisugune elav inimene, et kuidas sa isana oled, et kuidas sinu lastel on, kui täna küsida sinu laste käest, et minu isa on selline, siis milline on nende isa? Meil olid reeglid paigas. Teadsid täpselt, kuhu maale minna. Muidugi on need ajad, kus kombatakse piire ja kõike ma kindlasti ei saanud teada, mida tehti. Aga selles suhtes neil ma arvan, et oli maast madalast nagu teada, mida ja kus ja Karmel neid ju kasvatas. Rohkem kui meie võib-olla. Et selles suhtes mina ei oskagi muud öelda, et mul kõrval on üks tubli naine. Tema õlul oli kõik. Mina käisin tööl sellel ajal, nii et oli oma firma ja siis veel töökoht kõrval. Nii et mind oli palju tööl. Et Imbile langes nagu suurem raskus, et ta sai sellega väga hästi hakkama. Jaan ennast väga ei kiida, aga laste sõnul ja meie kõigi sõnul on see, et ta on maailma parim papa 4 lapselapsele. Ta on maailma parim isa, ta on super isa, ta on super abikaasa ja neid kiidusõnu jätkuks veel. Et see on nii. Ja ma olen seda enne öelnud ja ma ütlen veel, et kui sa oled lapsi selliselt armastuses kasvatanud ja õpetanud, siis, ja kui sa oled nad
oma illu saatnud. Ja kui nad siiski tahavad aeg-ajalt ikka koju tulla, siis järelikult sa oled midagi väga õigesti teinud. Et me usun küll, et me andsime oma parima ja et nad on jäänud püsima ka sellele ise ja oma peredega sellele tõeteele. Sest ma kuulen hästi palju armastust tegelikult perekonnas, et tõesti tundub selline väga hoitud pereteel olnud, aga võib-olla lihtsalt selle kogemuse pealt, mis teile olnud on, et mis on täna võib-olla see nõu, mida noortele vanematele saaksite anda, sest täna on ühiskond nii palju muutunud, eks ole, te olete ise seda näinud on ja väga paljud just teismeliste laste vanemad on väga suurtes raskustes, et kuidas nende lastega ikkagi hakkama saada, et isegi need, kelle lapsed käivad ka pühapäevakoolis, et ikkagi tuleb seda lihtsalt ühiskonna survet nii palju peale, et kuidas siis leida iseennast vanemana nii-öelda selles õiges kohas, et kas siis keelata liiga palju või kui palju ma pean lubama, et täna on hästi palju seda mentaliteeti näha, et tahetakse olla rohkem nii-öelda laste sõbrad, et mitte niivõrd nagu see karm vanem, nagu veel vanasti oli, eks ole, et pigem oli see karmem õppisuund, aga kuidas leida see tasakaal tänapäeva noorte seas, mis te arvate? Sa mõtled pigem nii, et kuidas vanemana ja. Lastega hakkama saada. Just. Kui su sees on piisavalt, igal vanemal on piisavalt armastust. Ja kui sul on olemas Jumal, kelle käest küsida tarkust, sest Jumal on öelnud, et kui teil jääb tarkusest puudu, küsige suisa ja ma ei tee etteheiteid, siis Jumal annab tarkust, kuidas hakkama saada. On hetki, kus sul tulebki seada natukene karmimad piirid, et sa tunnetad selle ära enda sees, et vot nüüd on see koht, kus ma pean panema mingid piirid. Ja teine koht on, kus see ei, sa lased tal isegi kui vaja, sa lased tal kukkuda, et ta läbi selle kukkumise õpiks midagi. Et sa pead nagu kompama neid piire ka, et sa ei saa olla nii range lapsevanem. Võib-olla mina olin pigem selline, ma tahtsin, et kõik asjad oleksid niimoodi korras. Mina tegin vigu, kes meist ei teeks. Aga läbi vigade me õpime ja nüüd tagantjärgi lapsed ütlevadki, et noh, et tegelikult oli teiega kõik okei, et te olete ja isegi mu oma tütar ütleb, et ema, et ma olin peale kooli vist päris võimatu, et noh, ma ütlesin, et ei olnud hullu midagi, et uksed ei paukunud, et see teismeiga, et noh, et temal tuli see kõik nii ruttu, tuli siis see peale kooli hea õpilane, ema arvab, et noh, nüüd kui sa oled keskkooli lõpetanud, nüüd sa lähed ülikooli ja siis sul on see ja see, aga Jumal nägi hoopis teisiti, ma nägin hiljem, et see oli Jumala käsi, ma saan nüüd ka aru, et see oli Jumala käsi, et kui ta oli veel ei olnud täisealine, siis tuli kihlumine, siis tuli kenasti kooli lõpetamine, samal suvel tulid pulmad, sügisel tuli Rootsi piiblikool, et siis me nagu mingil hetkel tegin juba loomulikult enda sees rahu, me lasin nagu sa pead laskma lapsevanema nagu lapsevanemana lapsest õigel ajal lahti, et sa ei saa nagu kinni jääda, et sa pead usaldama Jumalat, et Jumal toimib hästi. Ja siis me naersime isekeskis ka, et nüüd nad lähevad Rootsi seda pereelu õppima, et nüüd nad harjutavad natuke, tulevad tagasi ja noh, siis oli pereelu ja ma näen, et kui Jumal on neid siiamaani enda töös kasutanud ja kasutab, et see on olnud tema parim plaan. Et ega siis õppimised ei jää sellepärast õppimata, et kui on olemas Jumal, kelle peale loota, siis sa lihtsalt pead usaldama Jumalat, et mina ei saa ju oma lapse eluteed paika panna ja öelda, et nüüd sul on vaja seda teha ja nüüd sul on vaja toda teha, vaid sa pead natuke see usaldussuhe, just see usaldussuhe peab tekkima lapsega. Et kui see ei ole mingil hetkel, siis tuleb vaeva näha, et see usaldussuhe tekiks. Et lapsed on väga õrna hingega ja nad tunnevad selle väga ära. Ja siis, kui on see suhe nagu tekkinud, siis nad tulevad ja räägivad omi asju ka sulle ja nad usaldavad sind ka. Et ei ole kogu aeg, et ära tee ja ära mine. Ega pisilastele ka me ei ütle, et ei tohi. Me pigem ütleme, et sa teed endale liiga, kui sa seda või teist teed. Et see kogu aeg ei ole sellist, seal on õhkõrn piir. Aga see usaldussuhe peab olema. Kuulen seda ja siis ma mõtlen, et see on täpselt nagu suhe meie oma isaga Jumalaga, eks, et tõesti on samamoodi, et see on kõik usalduse põhine, et ma usaldan oma enda vanemat, eks, et
väga ilus kuulda seda ja nii hea mingid nipid endale võtta, eks ole, et kuidas lastega käituda. Et täna on üldse see usaldus on ka siukene, ma ütleks võib-olla hajuv teema ja väga nagu raske kohati isegi on inimesi usaldada, sest maailmas on nii palju halba lihtsalt, et kuidas teil abielus on usaldusega olnud nii pikkade aastate jooksul, et noh, kui abielu on nagu Ameerika mäed, et siis võib-olla räägiks mõnest sellisest kohast, kus äkki see usaldus on natuke kõikuma läinud ja mis te olete selleks teinud, et sellest läbi tulla? Minu vaatevinklisse ei ole kordagi kõikuma läinud. Nii on. Ei ole ühtki põhjust olnud. See on küll väga tore kuulda. Aga laste poole pealt ma ütleks nii palju juurde, et lapsed tahavad, et sa nendele aega investeeriks. Nii Ja on. et sa nad ära kuulaks. 2 asja, mida nad tahavad. Nii on. Eks see olegi ilmselt see iseendasse vaatamine ka, et anda seda aega lastele. Ja sealt tulebki, kasvab välja see usaldus, et sa investeerid oma lastesse aega, mida tänapäeval väga vähe. Vanemad on tööl, vanemad on kuskil üle piiri tööl, neil ei ole aega, neil on kogu aeg kiire, aga et sa nagu võtad selle aja maha ja leiad selle aja, sest lõppude lõpuks oma aja me saame ise planeerida. Et alati saab asju planeerida nii, et mul pere on hästi tähtis, lapsed on hästi tähtsad, kogudus on tähtis, kogudusest tuleb palju asju ära teha, aga kui lapsed on ripakil, siis jäta pigem üks asi tegemata siin ja mine tee kodus asjad korda. Perekond on tähtis. Lapsed vajavad ema, lapsed vajavad isa, just seda hoolt ja seda armastust ja siis tekib see klikk vanemate vahel. Ja ma näen, et meil see täpselt nii oli, sest me oleme saanud oma lastel seda tagasisidet, kuigi ma vahest ütlen, ma olen nii palju asju valesti teinud. Nüüd ma teeks seda asja nii ja siis ma teeks seda asja naa, seda enam, et ma praegu õpin just seda lastehoidu, mul on eksamid veel ees ja ma mõtlesin, et kõik lapsevanemad peaksid need koolitused läbi tegema, sest ma saan nii palju tarkus seal, mitte selleks, et ainult oma töös lasteaias hakkama saada nende lastega, aga et ma mõistan nii lapse, selle väikse lapse, aga ka kui selle nooruki ja selle teismelise seda ealisi iseärasusi, et see võtab aega enne, kui see nooruk ka saab küpseks ja see tema identiteet on välja kujunenud. Aga et meie vanematena olema need, kes toetavad, need, kes neile loovad selle hea kasvukeskkonna ja need võimalused. Et see on see, mida meie peame vanematena tegema. Väga tore, see on nii ilus mõte siia selle laste teema juurde. Aga sa enne mainisid seda Jumala usaldust ja palvet ja kõike seda, et kuidas teie suhtes on olnud üldse Jumala kohaololu, just teie abielu mõttes, et kuidas Jumal teid abielu teel juhtinud on ja kõik see palvetamise teema, et öeldakse, et kus on rohkem, seal on palve tugevam, eks ole, et kuidas teie elus see väljendunud on? Mina ärkan hommiku vara. Ütleme, 4 on mul silmaluugid lahti. Mida ma ikka teen? Isaga hakkab jutuajamine pihta. Vahel ta räägib ise. Vahel tuleb kaua oodata. Liiga kaua isegi. Aga meie hommikulauas on alati tähtsal kohal sõna ja palve. Nii palju on meil alati aega. Niukest hommikut ma ei mäleta, et poleks olnud aega. Et see on üks tähtis asi. Aga kuidas te teete seda? Kas see on see, et te olete lihtsalt kohalolus või ikkagi koos võtate kätte ja sõnaliselt siis koos palvetate? Et lihtsalt räägime tehniliselt ka, et inimesed saaksid nagu meil mõtteid on selline rutiin, et kui me hommiku kohvi oleme ära joonud, oleme kõhud täis söönud, korjame laua ilusti puhtaks ja siis me palvetame. Palume kogu selle päeva, mis meid ees ootab, palume Jumala kätte. Palume tema juhtimist, tema tarkust, tema ilmutust, tema soosingut, et see päev oleks korda läinud, sest meil on usk, me oleme usklikud. Et need sõnad, mida me välja räägime üle selle päeva, et need sõnad mõjutavad seda päeva. Ja kuna meil on nüüd siis 4 lapselast ja 2 lapse pered, siis ilmselgelt me seisame iga päev nende selja taga. Loeme üles kõik oma lapselapsed ja palume Jumala kätt üle nende elude.
ma olen näinud, kuidas see on kandnud ka, kui mu lapsed käisid koolis, keskkoolis ja siis olid need eksamiajad. Mina saatsin nad tihti siis kodunt välja sinna eksamile ja ma teadsin täpselt, mis aegadel need eksamid olid. Ja ma samal ajal palvetasin ja need palved kandsid vilja. Palved ei tule mitte kunagi tühjalt tagasi. Need kannavad vilja. Mina tunnen, et see on nagu hambapesu, et minu jaoks, et kui ma hommikul ei palveta või ma hommikul, ma pean vahetevahel muidugi käima ise ka peegli ees, et teinekord ma kiirustan ja siis see sõna jääb hommikul lugemata, siis sa kasutad seda sõna, mis su enda sees juba olemas on. Aga seda on nii hea värskendada ikkagi läbi selle Jumala sõna lugemise. Et minu jaoks on see nagu hambapesu, et ma ei lähe ilma selleta välja. Et see on nagu ka Jumala kaitse palumine, sest me teame seda, et Jumal ei saa midagi teha enne, kui tema rahvas ei palu. See on Jumala sõnas kirja, mina usun seda Jumala sõna ja see on nii. Et kui tema õhutab mind seda tegema, siis mina teen. Ja kui, sest mul on see usaldussuhe olemas, sest mina usaldan Jumalat, sest ma tean, et tema ei ole nii nagu inimesed, kes petab. Sest ma olen nii palju kogenud seda, et kui teinekord on olnud selliseid hetki aega, et ikka on, kus sa tuiskad oma töödesse ja tegemise, sa oled õhtul koos, see tänane päev nagu ei olnud päris see. Ehk, et ma olen näinud seda mustrit ja ma olen saanud seda tunda, et ma pigem lähen ja olen Jumala ees ja tead, enda sees on ka siukene hingamine ja selline siuke uus selline jah, selline uus värskus tuleb su sisse, kui sa käid nagu sealt palvest, oled seal palves ja sõnas ära, tõused püsti, kõik asjad on tehtud, et võib sättida ja tööle minna. Väga tore. Aga kas teil on ka siis mingi õhturutiin, et näiteks ilma palveta siis ka magama ei lähe või kuidas teil õhtuti siis on väiksed põnnid nõuavad. Meie isa palve peab olema tehtud. Ja isegi meie kõige väiksemal 4-aastasel on see ilusti peas. Ja ta tahab ka lugeda ja siis tema lihtsalt paneb käed kinni ja siis me lihtsalt meie isa palvet nagu koos, et see on nagu MAC töö ja nendel lastel, et nad on selle siis niimoodi pähe õppinud, et siis meil ei olegi vaja muud kui lihtsalt meie isa palvet, et nad iga õhtu küll meie juures ei ole, aga kui nad meil on, siis on vaja seda meie isa palvet. Et meie oleme ju ikkagi lastele ja me püüame siis olla ka oma lastele eeskujuks, et kui nad näevad meid mitte, kui nemad ei näe meid ainult seal nutitelefonis või kuskil arvutis istumas, et ma võtangi selle raamatu kätte, siis on ju ilus eeskuju olemas, sest lapsed ikkagi õpivad väga palju oma vanavanematelt, oma vanematelt, et mida nemad siis eest, et olgem siis eeskujuks, lugegem piiblit, küll siis lapsed ka lugema hakkavad. Et see raamatu lugemine, ka juturaamatu lugemine lastele on meie peres nagu olnud hästi au sees, et õhtuti loeme juturaamatut ja nüüd siis on lisandunud seda kristlikku kirjandust meile üksjagu, et õnneks meil on riiulid täis, et kui ma siis mina soovitan alati kõigile kõrvu piibliga lugeda ka kristlikku kirjandust, head kristlikku kirjandust ja kui mingi teema hakkab kõnetama, siis ma lähen kodus oma riiuli juurde, siis ma natuke aega otsin ja võtan siis ka raamatut, mida vahele lugeda, mis tegelikult laiendab väga palju Jumala sõnast arusaamist. Aga siit kohe küsimus, kas sa oskad midagi kohe soovitada, mida võiks lugeda? Või mis on see, võib-olla teie mõlema jaoks mingid raamatud, mis on nagu olnud olulised elu jooksul, mis võib-olla oleks kohe praegu ei tule, mul on nii palju neid seal, et ma mõtlen, et mul on vahest nagu tekib mingi palvega mingi teema, siis meil on nagu erinevaid Kenneth Hagini raamatuid, meil on palju seal palveteemadel ja eriti alguses, kui ma hakkasin käima koos Jumalaga, siis mul ei olnud kõige lihtsam piiblist aru saada tänu Jumalale, et mul on olnud palju häid mentoreid, kes on mind julgustanud, et kuidas ma üldse seda piiblit lugema hakkan, sest et meid Jaaniga laulatati, kui mina ütlen selle kohta, et ma olen puhta pagan, ma ei olnud kristlane, aga meid laulatati, kuna Jaani ema siis käis Tapa metodisti kirikus ja pastor Rang pani meid paari ja mul on isegi mõni natuke midagi meeles, mida ta meile rääkis ja ta kinkis piibli meile ja see piibel kogus tolmu meil, nii öeldakse, riiuli peale, ega me ei lugenud ja mingi aeg ma üritasin seda kätte võtta ja ega ma sealt suurt midagi aru ei saanud. Ja siis ma panin jälle tagasi. Nii kaua, kuni siis Jumal kutsus ja ma selle otsuse tegin ja siis ma teadsin, mul on piibel olemas ja nad siiamaani naeravad siin koguduses ka, et mina olin nagu see väga innukas, kes ikka hakkas algusest peale, ikka Vanast Testamendist peale, hakkasin seda lugema, loen ja mõned kohad tundusid mulle isegi kohati
sealt võib leida perversseid kohti ka. Okei, ma lugesin seda ja ma ei saanud mõnest kohast nagu, see tundus nii selline, see oli raske mulle. Ja hiljem siis minu mentor ütles, et nüüd on see koht, et hakkame sealt Uuest Testamendist pihta, vaatame need evangeeliumid läbi ja siis ma läksin koguduse kooli, mis mulle väga meeldis, ise ma käisin selle läbi, siis nad mind treenisid, kuni ma hakkasin ise seda vedama. Alguses koguduse kool ja hiljem alfakursus, et selles suhtes on nii, see on asi kasvutrendis läinud. Aga jah, minu mentor ütles, et enne kui sa hakkad lugema, siis pane see piibel enda ette ja palveta, et püha vaim aitaks sul sellest aru saada. Ja teate, see aitas. Siis ma tegin raamatu lahti, ma hakkasin rahulikult ja vaikselt ja mõtisklema ja lugema ja see mõtisklemisel oli nagu väga suur võti. Et ma ei võtnud suuri ampse korraga, vaid ma üritasin seda niimoodi, ma loen ja ma mõtisklen ja ma vaatan ja teate, korraga hakkas see sõna minu sees nagu elama ja see hakkas minu vastu rääkima ja siis ma olin küll ülirõõmus. Ma arvan, et ma olin üks innukamaid koguduse koolis käijaid, oi, ma kirjutasin vihikuid täis, oi, ma lugesin raamatut, mul nagu see nälge ja anuiiksuse järel oli minu sees nii suur, võib-olla on kellelgi veel nii suur, aga ma tean, et minu sees oli see väga-väga suur, nii et ma ikka väga palju otsisin ja ma väga palju lugesin, ma tõesti neelasin raamatuid, kui Jaan oli siis ennem käinud ja temast oli siis koguduse liige enne saanud, siis ega ta mulle midagi sunduslikku peale ei pannud. Et tema vaikselt ja targu tõi mulle koju sinna töövihikuid ja kirjandust ja mis ma talle ei öelnud ka, et ma juba loen on ju, ja mind juba huvitab, isegi kui ma ei olnud veel seda otsust teinud, ma juba lugesin. Ja mida rohkem ma lugesin, seda rohkem mind huvitas kogu see lugu. Ja ega ilma asjata Jumala sõnas ei öelda ka, et teinekord, kui me oleme juba piisavalt kaua käinud, võib tulla selline ka leigus, et äratage üles esimene armastus. Et see esimene armastus oli nagu väga-väga siuke tuline ja selline. Ma olin väga suur otsija ja hiljem ma loen, vaatan, Jumal on ka oma sõnas öelnud, et kes otsib, see leiabki, kes palub, see saab, kes koputab, sellele avatakse. Ma olen nagu nii tugevalt nendest kinni hoidnud. Ma tean, et ma ei jää jänni, kui ma midagi tahan ja kui see on Jumala tahtmine, siis ma saan selle kätte, et selline sitkus ja selline tugevus, ma olen kogenud, et see on tulnud nii minu sisse kui Jaani sisse, et me ei ole jäänud nendesse lapse kingadesse, vaid me oleme usus edasi liikunud ja samamoodi me oleme toetanud oma lapsi selles käima ja me näeme, et Jumal teeb oma head tööd nende läbi, nende kaudu, nende sees samamoodi ja nüüd on järgmine projekt lapselapsed, et see tee, mida nad on arustanud, et nad nagu käiksid seal edasi. Et seda palve materjali on nii palju, seda enam, kui sa tead, et Jumal saab liikuda, kui tema rahvas palub ja no me mõlemad oleme palveinimesed. Väga tore kuulda seda, aga kui me räägime ka sellest pikaajalisest abielust, siis nagu sa ütlesid, abielu on Ameerika mäed, eks ole, et kuidas siis nendes nii-öelda oruhetkedes on see palve aidanud, et kas teil on ikkagi siis on ka see usk olnud nii tugev, mis on kandnud teid mõlemaid või on ikkagi olnud sellised raskused, kus on olnud tunda sellist nagu trotsi või allaandmist või mingid selliseid nagu negatiivseid asju või on ikkagi Jumal teie elus lihtsalt nii tugeval kohal kogu aeg olnud ja kui on, siis kuidas seda tegelikult teha, et jõuda selleni, sest täna lihtsalt see maailm on hästi selline, mis neelab meid endasse, et me peame käima tööl, upume tihti töösse ja siis ongi see, et pereelu võib jääda tahaplaanile tihti, sest mingid teised prioriteedid võivad lihtsalt suruma hakata, et kui tulevad sellised rasked hetked ja on need oruajad, siis kuidas tegelikult see palve teid abielus kandnud on? No mina ütlen, et need kiired hetked on selles, et me ikkagi istume maha ja me planeerime oma aega. Et seda peab tegema ja et sa nagu ise kinni ei jookse oma tegemiste ja toimetustega. Jah, ma tean, on olnud hetki, kus Jaanil on olnud nagu rohkem ja kiirem ja ta on pidanud jooksma ja tegelema ja siis oli minul natukene selline rahulikum aeg ja hetkel mulle tundub, et mul on nagu 1000 rauda tules, et siia, sinna ja ma väga fännan seda tööd, mida ma teen, sest ma nüüd 4. aastat olen lasteaias tööl ja ma väga fännan, et see on nagu nii minu võitops, kus ma olen, et see on nagu nii armas koht, ma täiega mulle meeldib ja et ma saan õppida ka seda, et tegelikult mina olen see karjääripööraja.
et mulle väga meeldib ja on kiire, seal on kogu aeg mingid projektid tules, kogu aeg on midagi vaja teha, see aasta on eriti kiire, sest et nüüd need Zoomi õpingud on lõppenud, seal on veel mingeid eksameid vaja teha. Aga ja et siis ma nagu väga pean oma aega planeerima ja kui siis on veel kallid tuttavad, kes tahavad, et ma olen õmbleja, eks ju, õmbleks õppinud, et kui nad tahavad, et ma veel seal natukene seal õmblustööd teen seal kuidagi ja siis on sul lapselapsed, sa pead seda aega planeerima nagu väga. Ja ma usun, et Jaaniga on täitsa samamoodi. Et see ei ole, kuidas ma sulle ütlen, et nagu selles mõttes, et see ei ole hävitanud meie, et see kiired ajad lähevad alati mööda ja siis tulevad jälle rahulikumad ajad. Kogu aeg ei ole kiire. Et aega tuleb planeerida, mulle meeldib oma poeg, ma näen Hardi, et nemad on võtnud üsna pikalt, minu meelest on olnud nendel, et on kas siis üle laupäeva või kuidagi nad teevad, et see on nende 2 päev ja nüüd, kui nüüd on neil siis see laps, et siis me aeg-ajalt võtame siis seda last ka hoida, et nad saavad seda oma aega omavahelist aega, et meie teeme täitsa samamoodi, et me teeme oma töid, me teeme oma toimetusi, aga me teeme selliseid oma aegu, me kas läheme 2 ma ei tea, teatrisse või me läheme 2 kinno või me läheme 2 spaasse, et või ma olen kas või metsa jalutama, eks ju, mida iganes, aga et me oleme 2, et seda omavahelist aega peab võtma. Mõnele piisab võib-olla korra kuus, aga ma soovitan tihemini. Et tegelikult oleks kena, kui kas või üle nädala teha see oma päev, et kõik muu elimineerida, kõik see muu, mida see maailm pakub, kõik need tööd, ahvatusi saavad, sul on ande, sa oled võimekas, tule tee siin seda, tee seal toda, aga sul tuleb võtta see omavaheline aeg. Vot need on need värskendusajad meie jaoks küll. Et me lihtsalt võtame vahest, kuule, lähme sõidame, vaatame loodust, käime spaas. Et sa tuled sealt tagasi ja sa jälle jaksad edasi minna. See hoiab suhet, seda peab tegema. See on väga tore jah, see üksteisele aja leidmine on tegelikult väga hea mõte, et ikkagi tahame väga selles kiires elutempos ju unustada ära ja unustame tihti ka ise ennast selles ära, eks ole, et aga just abielus ka, et leida neid hetki ja laste kõrvalt eriti. Jaan, kuidas sina tunned, et kas see, mis Imbi praegu rääkis, on see... See on kõik õige. Aga ma ütlen nii palju ka veel, et eks mina olen teinekord jälle see, kes võib-olla ütlen mõne nihukese teravama sõna ja valel ajal ja vales kohas, mida küll aja jooksul enam tegema ei peaks, aga tuleb elus ikka ette. Aga ma tahan öelda, et ma ei lähe kunagi enne magama, kui ma ei ole seda asja ära klaarinud. Ehk teiste sõnadega palun andestust nii Jumala kui abikaasa ees. Mina ka ausõna, sest me teame, mida Jumala sõna ütleb. Ärge laske päeva looja minna oma et seda need asjad tuleb enne magama minekut ära klaarida. Ikka tuleb, erimeelsus ikka tuleb. See on muinasjutt, kui mõni ütleb, et ei tule. Tuleb ikka tuleb, aga need erimeelsused tuleb ära lahendada. Ja siis on jälle kõik nii hästi. Ja eks see ongi see, et me oleme ju tegelikult kõik inimesed, meil on emotsioonid ja me oleme erinevad inimesed, mis on ju see tegelikult võlu, et me täiendame üksteist ja nagu sa ütlesid, abi, elu ongi ju tegelikult see, et me üksteist kasvatame, aitame, elame koos. Et mulle väga meeldib see mõte, et tõesti, et mitte nagu magama minna enne, kui on asjad lahendatud ja mitte ainult abikaasa ees, vaid ka Jumala ees on klaaritud. Just. Ja, et see on nagu hästi suur ja oluline osa sellest, aga kui me räägime üldse pikaajalisest abielust, siis mis on teie nõuanne täna noortele, kes on võib-olla värskelt abiellunud, et kuidas siis seda pikaajalisust tekitada, et mis on nagu need võtmed, mida teie täna annaksite kaasa? Ega siin ei olegi. See on armastus, on see esimene asi järelikult ja siis on sealt tuleb kohe see, et sa pead õppima andestama ja õppima kuulama. Need on väga õiged märksõnad selles mõttes, et tänapäeval nagu liiga kergekäeliselt kuuled ümberringi, minnakse lahku. Sellepärast, et oli armastust ja ühel hetkel see armastus võib kasvada ka vihkamiseks. Ja siis on seal vahel lapsed, kes saavad haiget. Mitte ainult need 2 inimest, aga ka lapsed.
Aga et kui sa nüüd võtad aja maha ja sa süüvid ja sa räägid need probleemid lahti, et sa ei veereta neid kuskil ära lihtsalt, sest ühel hetkel tundus, et enam ei ole seda armastust, siis mina ütlen, et see armastus võib uuesti tuhast tõusta. See sama kiindumus ja armastus tuleb tagasi. Kui nemad teevad selle otsuse, et nad kuulavad üksteist. Nad räägivad üksteisele oma mured ja probleemid ära. Ja ikkagi ma ütlen, abielu püsib, see on nagu see, kui see köis on kolmekordne, et kui see Jumal on ka seal, on seal mees ja seal on naine ja seal on see Jumal seal vahel, see aitab sellel köiel olla tugevam, igasugustele, ma ei tea, tormituultele vastu pidada, et see ei lähe katki. See kahekordne köis võib minna katki, aga kolmekordne ei lähe. Me oleme seda ise kogenud. Et jah, õppida ka teineteisele andestama, sest ikka tuleb olukordi ja kohti ja selliseid, kus tahaks pigem karjuda. Aga kui sa rahuned maha ja vaatad enda sisse ja kuulad seda, mis liigub sinu sees või sinu südames, sest seal südames on meil kõigil selline väike pelgupaik, kuhu tahaks vahest peitu pugeda. Ja siis sa tead, et sealt ülalt, sealt taeva isalt tuleb see rahu. Me teame ju. Ja see rahu on nii üleloomulik ja see ei ole see rahu, mida see maailm pakub. See on midagi, mida peab lihtsalt ise kogema. Ja see rahu, see rahu, kui see nagu haarab su südant, siis korraga sa hakkad olukordi ja sa hakkad oma abikaasat ka teise pilguga vaatama. Sellepärast ma räägin, et Jumalaga koos on palju kergem kitsastest kohtadest läbi minna. Sest sa õpid inimesi ka teistmoodi vaatama, sa õpid sellele olukorrale ka hoopis teistmoodi vaatama. Ja see isekus, ma kuulen, kuidas kogu aeg on mingid tänapäeval räägitakse see eneseabiõpikud ja see minu heaolu ja minu ambitsioonid ja minu võidud ja inimesed püüavad kogu aeg kuskil olla nähtaval ja kogu aeg kuskil. Aga sa põled läbi ühel hetkel. Et sa ei jaksa nagu, et ole sina ise ja käi selles Jumala rahus. Ja kui sa oled seal Jumala rahus, ma ütlen ausalt, isegi need otsused, mida sa elus teed, osutuvad olema õiged. Et ma ei tea, ma ei oskaks enam ilma Jumalate, sest et minu jaoks on nagu nii tähtis koht meie peres Jumalal. Sest Jumala palge valguses tehtud need otsused ja me arutame läbi ja korraga tuleb su sisse see tarkus ja tuleb nagu see tunnetus, et sa tead, et see on õige. Aga need teadmised tulevad üksnes Jumala käest. Et see on nii suur rikkus, mida Jumalal on anda inimestele. Tema on inimese loonud ja ta teab, mis on inimese sees. Jumal on öelnud, et tal ei ole head meelt isegi õela surmast. Ta tahab, et inimesed tuleksid tõe tunnetusele, aga ega siis meile ei jää muud üle, kui nende kallite ja oma lähedaste eest, kes ei tunne Jumalat. Et nendest siis palvetada. Nii nagu Jaan ütles, et tema eest palvetati üle 10 aasta. 15. Ja see 15 aastat. Ja siis me kuulsime, et see vanaproua ei saanud minna igavikugi enne ära, kui ta kuulis, et Jaan tuli usule tagasi. Ja siis ta lahkus siit ilmast. Tema elutöö oli tehtud. Et palvetel on vastatud palved ja palvetel on mõju. Ikka jõuame palveli. Palve on väga suur. Just. Ja eestpalvetajaid alati tasub enda ümber ka soetada. Et seda meeste grupis oli meil ja see töötas ja töötab siiamaani. Et on olukordi, millest ei pääse järsku üle ega läbi ja tunned, et sein on ees. Aga tänapäeva tehnika aitab kaasa. Sul on telefon, sa saad jagada ruttu ja paljudele. Ja hetkega võib sinu eest olla sama liini peal veel 20, võib-olla 30. Ja see on hoopis midagi muud. Ja tänu Karmelile meil on kõik need uksed lahti. See on tegelikult hästi hea, et sa seda mainisid, sest Piiblis räägib ka osadusest ja sellest, et me peame koos olema ja koos palvetama ja et luua see võrgustik, et tegelikult kui oluline on selle võrgustiku loomine enda ümber, et võib-olla me ei saa sellest nagu kohe arugi, et mul on neid inimesi vaja, et tihti ongi see, et pühapäeval lähme ruttu ära, et meil on mingid järgmised tegemised, on ju, et aga tegelikult tõesti selle võrgustiku loomise olulisus. Aga
kuidas siis luua seda võrgustikku, kui sa oled näiteks alustanud alles Jumala teekonda, et ma mäletan lihtsalt seda, et endal oli ka võib-olla, oli siia tulles küll see tunne, et vau, et ma olen kuskile nagu perekonda sattunud, et mind võeti lihtsalt nii soojalt vastu. No ma küll olin lapsena ka siin, aga siiski kuidagi see soe tunne oli koheselt, aga ikkagi nagu see võrgustiku loomine on ju pikem protsess, et kuidas võib-olla nendel inimestel, kes võib-olla pelgavad ka inimestega natuke suhelda ja on pigem nagu arglikud nende suhtluste loomised, mis teie nõuanne seal oleks? Mina arvan, et siin on pigem väljakutse vanematele, koguduses käijatele ja ma arvan, et see on see koht ka, mis on minu sees küll alati palvekoosolekul üles tulnud, et inimesed, kes tulevad siit uksest sisse, et minul oleks silmi, et mina olen nagu juba kauem käinud, et minul oleks silmi märgata neid inimesi enda kõrval, et mina vajasin selliseid inimesi, minu jaoks olid, mina tulin ka päris arglikult ja minu jaoks olid need inimesed kohe olemas. Ja et mina oleks nüüd see, kes märkab tulijaid ja läheb julgustava sõnaga juurde, sest ega ise ju ei lähe ennast kuskile pakkuma või olema. Ja meil Karmeli koguduses on väga palju põnevaid ja huvitavaid tööharusid. Et igal ühel oleks koht, võib-olla peab ühe tööharu veel juurde tegema ja mulle väga meeldib see podcast, mida sa teed, et see tutvustab inimesi, ma näen, et sa oled leidnud nagu selle oma koha ja see, need sinu annid on töös, et täpselt samamoodi meil igal ühel on omad annid, kes mida teeb, et kedagi kuhugi vägisi ei topita. Et aga igal pool on abikäsi vaja ja ma usun ka, et inimesed, kes tulevad ja nad tahavad nagu kohe midagi kuskil olla kellegi kõrval, et aga et meil vanematel olijatel oleks siis silmi märgata neid ja kutsuda ja neid kõnetada, et ma arvan, et selliselt see asi toimib pigem. Kutsume üles. Ja just nii on, et märgata uusi tulijaid. Ja nii, et märkame inimesi enda ümber ja siis tekivad need võrgustikud ka uutele inimestele, et see on väga tore üleskutse tegelikult. Aga tore on olnud teiega vestelda. Võib-olla siia lõpetuseks ma küsiksin teie käest seda, et podcasti nimi on Tahan öelda sulle. Kui te mõtlete nende sõnade peale, siis mis oleks see Tahan öelda sulle, mida Jumal täna teile võiks öelda? Mida see maailm vajab? Nii palju, kui ma ringi olen vaadanud, ta vajab armastust. Ega siin ei ole samamoodi. Jumal ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud ja vaevatud. Ja me näeme, kui palju on praeguses maailmas kurjust ja kibedust ja ei ole kerge meil kellelgi, et kitsad ajad on. Aga kui sa teed elus oma otsuse ja kui sul on üks kindel punkt, kuhu vaadata kelle peale, siis nendest kitsastest aegadest on alati läbiminek on võimalik läbi minna. Et mina ütlen, et hoia oma pilk issanda peal. Kõik on võimalik neile, kes usuvad. Et olgu sul usku, võta vastu Jumal oma elu issandaks. Koos Jumalaga on palju kergem sellest elust läbi minna. Koos Jumalaga me oleme rohkem kui võitjad. Aamen. Tõesti suur tänu teile, et te leidsite täna siia õhtul tulla aega minuga jutustama ja mul oli väga meeldib teiega vestelda ja kui tekib veel teemasid, siis küll saame episoode juurde teha, et veel jutustada, et aga suur aitäh teile, Imbi, ja Jaan tulemast. Aitäh kutsumast. Ja kui teile ka meeldis see episood, siis pange ikka see väike like sinna YouTube'i ja kindlasti ka jälgige meid, et oodata järgmiseid episoode ja kohtume juba järgmisel korral.